2013 aastal sai alguse G4S-i personaliarendusprojekt Mina olen G4S ehk teisisõnu G4S-i hea tava, mille eesmärgiks oli liikuda turvaettevõttest rohkem teenindusettevõtteks. Palun rääkige, kuidas teil tekkis organisatsioonis vajadus juurutada teeninduskeskset suhtumist? Eks turvatöö on ajas muutunud. Enam ei oodata nii palju korra tagamist või turvalisuse tagamist, vaid pigem just klienditeenindust ja suhtlemisoskust. Ja see on tinginud selle vajaduse kindlasti, et me peame järjest rohkem iga päev pingutama töötajate selliste pehmete oskuste, inimlike oskuste ja püüdluste poole ja neid arendama inimestes, meie inimestes. Me saime nagu aru, et ei piisa sellest, et me oleme turvavaldkonna professionaalid. Et see, et me teeme tööd hästi, see on väga hea, seda meid ka eeldatakse ja oodatakse. Aga oluline on see, kuidas see inimene seda tööd teeb, et see viisakas käitumine, see hoolimine, see tema suhtumine, ja siin ei olnud juhtkonnas üldse mingit küsimust, et mingi muutus peab nagu toimuma ja midagi me peame hakkama tegema. Aga mis oli see eesmärk, mis te proovisite saavutada? No me tegelikult oleme ju selle projektiga tahtnud saavutada seda, et meie kliendid, meie inimesed ja me ise ka armastaksime üksteist. Et me saaksime paremini hakkama eelkõige selles tööelus, mis on meie ees, milleks me oleme lepingud sõlminud oma klientidega või siis oma inimestega. Ja kõik see, mis me oleme hea tava mõttes teinud siin ettevõttes oma inimeste suunal, et kindlasti on aidanud meid kõiki, nii meid ettevõttena, meie inimesi, olema paremad teenindajad, olema paremad inimesed üksteise vastu, klientide vastu. Ja kindlasti on see aidanud kõvasti meie kliente just, et nad on saanud siis sellist meie armastust tunda. Mis oli teie esialgne plaan või nägemus sellest, kuidas peaks teeninduskeskselt lähenemist juurutama? Eks ta sai nagu niimoodi mõeldud, et me peame minema võimalikult nagu inimese keskseks, selle sama inimese keskseks, kes seal igapäevatööd teeb, et see inimene, kes on eesliinil, saaks aru, mida me tahame, miks me midagi teeme, et see oligi see plaan, et alustada kuidagi selgitustest, et mis asi see hea tava on, mis asjad need väärtused on, kuidas mina sellesse suhestun, et mina tulen kuskilt erinevatest keskkondadest, kuidas ma siin organisatsioonis olen ja miks me nendest asjadest räägime. Et see oli nagu selline esialgne nagu tegevus, mis me tegime. Ja pärast, mida me oleme nüüd sel aastal teinud, on see, et minna ikkagi iga töötaja igapäeva töösituatsiooni. Et jällegi, et me ei räägi nagu üldiselt, et G4S-i väärtused, vaid me räägime konkreetselt sinu töö, sinu käitumine, et nendest asjadest. Ajalooliselt on selles ettevõttes kõvasti pingutatud, et päris hallil ajal juba tabati ära tegelikult, et turvatöö ei ole enam pumppüssid ja 2-meetrised tugevad poisid, vaid ja rasked ja mustad autod, vaid et see on väga lähedalt seotud inimestega, teenindusega, suhtlemisega ja nii edasi. Ja aastaid tagasi juba tegelikult me ettevõttes võtsime väliskonsultandide appi ja püüdsime siis sõnastada ära või kirjeldada ja ka protseduuridesse valada siis sellise hea teeninduskäitumise. Aga see oli pigem selline juhend siis käitumisteks, sõnadeks, käitumismallideks ja juhised, et kuidas sa mingis situatsioonis midagi teed või peaksid tegema. Alates siis, ja see käsitles päris laialt kogu ettevõtet, et nii juhte kui klienditeenindajad kui ka turvatöötajaid maastikul. Aga mis on tänasega või sellega, millest me täna siis räägime, meie hea tava tegevused, on nagu oluline vahe tegelikult see, et me täna vaatame inimesesse sisse, et me püüame avada temas seda mõistmist, et miks ta midagi teeb ja sellest empaatiast nagu lähtuda, et kuidas tema tahaks, et tema suhtes käitutaks. Kuna tegevusvaldkondi on väga palju, alustades turvatöötajast kuni sularaha vedajani või kontoritöötajani, siis kuidas te leidsite need ühised väärtused, kuidas te sõnastasite need? See oli ka üks keerukamaid kohti võib-olla kogu organisatsioonis, et ilmselt neid organisatsioone, kus on nii palju tegevusvaldkondi ühes ettevõttes, võib-olla ei olegi väga palju.
et mida me tegime, on ikkagi see, et kaasasime neid inimesi. Ehk et needsamad sularahavedajad, needsamad turvatöötajad, kaubanduskeskuses turvatöötajad kuskil mujal objektidel, patrullekipaaži töötajad, tehnikud, klienditeenindajad, et me kaasasime neid inimesi ikkagi nendesse aruteludesse ja sellesse väljatöötamisse. Et see on nende keeles, nende jaoks ja nende inimeste poolt kirjutatud ja me võtsime väga selgelt algusest saadik sellise hoiaku, et see ei ole ühekordne projekt. See ei ole see asi, et me kirjeldame nüüd väärtused ja teeme väärtuste projekti. Ei, see on igapäevane töö. Ja täna meie väärtustega tegelemine ja nende hea tavaga tegelemine kestab alates 2013 kuni täna 2017, jätkub raudselt kuni mis iganes aastateni, sest see on nagu nii suur töö osa ja et me kasutame seda koolitustel, me mõtleme iga aasta mingisuguse uue lähenemise, et kuidas me nendest väärtustest räägime, mida me nende inimestega teeme, mida need inimesed saaksid et nagu, kuidas nad saaksid veel rohkem sellest teada, nii et selles mõttes võib-olla see on natukene teistmoodi, et ta ongi meie igapäevatöö osa ja mul on nagu ülihea meel vaadata, kuidas alates juhtkonna liikmetest kuni siis tõesti turvatöötajani sa mingites kohtades märkad, et kasutatakse samu väljendusviise, käitutakse sarnaselt. Kõige lihtsam asigi näiteks, et kui juhtkonna liikmed käivad kuskil esinemas, siis see meie ilus logo, mida me tegime tegelikult sisebrändina, et see mina olen Geeneli-S, et see ilmestab kõiki slaide ja see ei olnud nii, et ütleme, et kõik peavad seda kasutama. Kes tahab, see kasutab ja tundub, et neid tahtjaid on aina rohkem ja rohkem, et me proovime nagu niipidi, et me ei sunni midagi tegema, vaid me proovime tekitada inimestes tahte ja sellise, et see ongi okei ja see ongi hea, kui ma niimoodi käitun, kui ma niimoodi teen. Ja see, mis Irene ütles, et me oleme hakanud niimoodi täiesti sundimatult kuidagi loomulikult kasutama seda meie hea tava logo, et mina olen Geeneli-S ja kõik me oleme ühtemoodi sellest asjast aru saanud ja me ootame ka oma organisatsioonilt, et kõik saavad sellest aru, mida see tähendab. Eks. Ja see tähendabki täpselt sedasama asja, nii nagu ma ennem ütlesin, eks, et me ise anname ettevõttele näo, nii nagu ettevõtte annab meile näo. Mis olid need põhilised võtted, kuidas töötajate hoiakuid oma töö suhtes muuta? See tinistamine hakkab tegelikult sealt samast esmakoolituselt või selliselt tere tulemast Geeneli-S koolitusest peale, eks, kus me räägime nendest oma väärtustest ja põhimõtetest, olulistest asjadest, mis meil siin kehtivad, mida me ootame kõigilt meie töötajatelt, sealhulgas nendelt, kes siis värskelt on meie sekka tulnud. Ja seal kogu see märgisüsteem ju läheb ka töösse kohe, eks, et kõik need hea tava logod ja mis muud mõnusad sellised visuaalsed kujundid, mille läbi me püüame nad nagu kohe ära häälestada sellele õigele lainele, et nad saavad aru, mis selles ettevõttes on kohane ja mis ei ole ja miks see kohane on. See on nagu kõige olulisem tegelikult, et miks me seda teeme, miks me arvame ühtmoodi, aga mitte teistmoodi. Ja need, kes töötavad, on seesama need foorumid, eks ole, et mis me nüüd sel aastal siis tegime, et ma ei tea, kui paljud sellest nagu aru saada, mis asi see on, ehk siis tegelikult see foorum on siis kujutab endast ühte 3-4 tunnist arutelu, kus siis inimesed lahendavad neile igapäevatöös ette tulevat situatsiooni, et nad arutlevad koos, peavad leidma seal kõige sobivamad käitumise viisid igaühe enda jaoks ja siis peavad nagu grupi peale leidma siis selle ühise õige nagu kõige õigema lahenduse, mis võiks olla Geeneli-S-ile kõige sobivam lahendus. Ja läbi selle siis nende arutelude siis ikkagi sünnivadki need niisugused nagu käitumise mustrid, et kui tekibki mingi küsimus, et aga miks niimoodi, et meie arvates tegelikult peaks mingit situatsiooni lahendama hoopis teistmoodi, siis me koos juhtidega seal kommenteerime ja aitamegi ja ütlemegi, et sellepärast on see lahendus selline, et Geeneli-S-is on sellised väärtused ja meie arvates on see kõige mõistlikum niimoodi lahendada. Et need on need asjad, mida me nüüd oleme nagu käivitanud ja me oleme nüüd siis seda 3-4-5 korda umbes teinud, ja need on sellised väiksed kooslused, tõesti mitte üle 40 inimese, kes siis laudkondades saavad omavahel siis vaielda ja arutleda nendel teemadel. Ja ma usun, et see on nüüd see koht, mida ma ka tean ja mida ma olen kuulnud, et need, kes on sellel arutelul ja foorumil käinud, et ütlevad, et päris nagu äge, päris tore,
see on nagu teistmoodi asi, et see justkui polegi nagu koolitus, vaid see ongi mingi diskussioon ja need ongi meie elus, et noh, et kuidas me siis nagu käitume, on ju. Ja ta saab minna objekti peale, kui tal see situatsioon ette tuleb, siis ta sisuliselt kas teadlikult või alateadlikult ikkagi midagi talle meenub, on ju, et kuidas ma peaksin käituma, nii et need on sellised jällegi kaasamise võtted, kus arvatavasti inimesed tunnevad ennast päris toredasti ja neil ei sunnita midagi peale, aga tegelikult me ju läbi selle koolitame neid. Tegelikult me anname seda teadmist ja viime seda ikkagi inimesteni. Foorumil oli üks õunasüdamiku situatsioon. See tekitab kõige rohkem diskussiooni. Rääkige sellest oma kogemusi. Jah, see on üks tore situatsioon, mis on tegelikult elust enesest võetud, nii nagu kõik need situatsioonid, ehk et kui olukord on siis töötajatele kirjeldatud selliselt, et sa sõidad hommikul Metsavahe teel, sõidad tööle ja sinu ees sõidab GNLS-i logoga auto ja auto aknast visatakse välja õunasüda ja sa näed seda. Ja siis on töötajatel vaja siis 6 vastuse varianti on neile sinna siis pandud ja on vaja siis välja valida kõige sobivam kõigepealt isiklikult, mis talle 6 võiks siis nagu sobida. Alates vastuse variandid on siis sellised, et kõige äärmuslikum, eks ole, vilgutan tulesid ja annan signaali ja olen nagu pahane. Siis ei tee mitte midagi, sest tegelikult on tegemist õunasüdamega, see ju on puhas loodus, bioloogia, eks ole. Siis on helistan juhtimiskeskusesse ja annan selle info siis edasi. Korjan õunasüdame üles, peatan auto kinni, korjan õunasüdame ülesse. Ja 6 erinevat varianti ja kõige huvitavam selle asja juures on see, et ka üsna tihti on sellised olukorrad, kus lauas istub 6 inimest ja kõik 6 panevad täitsa erinevad variandid. Ja kui hakata siis nagu laudkonnas hakkavad inimesed siis arutama, et mis see õige vastus on ja mis peaks olema ühine vastus, siis see tekitab ikka väga palju emotsioone ja poleemikat ja igal ühel on oma argumendid, miks ta mingisuguse vastusvarianti valib, ja see on jah selline hästi emotsioone ja kirgi küttev ja alati on nagu vaidlus selle üle, et aga see on ju ainult õunasüda ja tegelikult on see puhas loodus ja miks ma seda ei või siis välja visata. Ja teine pool on siis see, et auto aknast põhimõtteliselt, kui on GNLS-i logoga auto, ei tohi mitte midagi välja visata. Mis see õige vastus seal on? Õige vastus on see, et helistan juhtimiskeskusesse ja ütlen auto numbri ja et saaks vihjata inimesele, et see ei ole okei. Ma ei mõtle. Ja mida turvatöötajad ütlevad, et mis ma sellest juhtimiskeskusest siis kiusan, eks ole, neil on niigi palju tööd, et ma ei hakka oma kolleegi peale kaebama. Aga jällegi see on väärtuste küsimus ja ega inimene, kes seda teeb, ta ilmselt suure tõusega ei tea seda, et see auto aknast millegi välja viskamine, millel on logod küljes, on ja et siis ükskõik, kes su taga sõidab, see lihtsalt võib ühiskonda häirida, see inimest võib häirida ja meil on see printsiip ikkagi, et patrullekipaaži või tehniku autost ei visata midagi välja, sularahavedajad ei tohi aknaid allagi lasta, eks ole, et siit ei saagi küsimust olla. Mis tagasisidet te olete siiamaani saanud? Ma nagu päris mitmetelt inimestelt ikkagi, ma arvan, et iga kuu ma saan mingisuguse tagasiside, et kuskil objektil on teie turvatöötaja, kes on nii tore, nii tubli ja teeb oma tööd ja teeb nii hästi ja kirjeldatakse tegelikult seda käitumist, mitte seda professiooni ainult, vaid ikkagi see, et iga hommiku teretab kõiki töötajaid, kes majja sisenevad, et lihtsad asjad. Aga siin on lausa statistika meile abiks, et viimase aastal, selle aastal 2017 aasta jooksul on meil 3 korda rohkem selliseid klientide kiitmisi, mis tulevad siis e-kirjaga või kõnega või lausa ametliku kirja ja pöördumisega sisse. Ja mitte ainult klientide, tegelikult ka selliste sidusorganisatsioonide, politsei näiteks, Päästeamet, kus nad tänavad ja kiidavad meie inimesi ja seda on 3 korda rohkem, kui oli 2 või 3 aastat tagasi. Et see nagu päriselt on avaldanud sellist mõju. Või on inimesed lahkemaks läinud, aga see pole ju ka halb, kui inimesed on lahkemaks läinud ja on avatumad või oskavad märgata ja sellest teada anda. Aga ma arvan siiski, et siin on ka meie inimeste selline käitumismustri muutumine taga. Ja mida me ju veel näeme, mida on ka oluliselt rohkem täna see, et kui ka ühiskond võidab sellest tegelikult, sellest, mida meie teeme siin. See tundub see suurustamisena, aga kui patrulltöötajad tänava peal märkavad, et see mees võttis just viina ja nüüd istub autorooli, et nad lähevad ja blokeerivad selle tee ära või jälitavad sinnamaani, kui politsei blokeerib, eks ju. Teavitades eelnevalt siis läbi juhtimiskeskuse politsei. Või kui on tänava peal kaklus või lükatakse prügikaste ümber ja minnakse kutsutakse korrale täiesti nii, et ta ei pea seda tegema, see ei ole tema kohustus. Aga ta teeb seda siiski, eks.
sellepärast, et turvatöötajad patrullis on ära tundnud, et see on nende selline kõrgem ülesanne või missioon siin ühiskonnas, teha midagi enamat, kui sinu igapäevane tööülesanne sinult nõuab või sinu tööjuhend sinule kirja pani. Ja kindlasti ühiskond sellest võidab, et need inimesed on täna oluliselt empaatilisemad kogu laiema pildi suhtes. Aga kindlasti on väga palju tööd veel ees, et see organisatsioon on nii suur, 2500 inimest ja meil juba ikkagi vahetub 500 inimest aastas umbes, et kõigini jõuda ja kõikidele rääkida, et kuidas meil on, see läheb natukene aega. Aga siiski 4 aastaga on numbrid näitavad seda, et me oleme teinud õiget asja ja inimestele läheb see korda ja mingid muutused on siiski näha nii klientide poole pealt kui ka töötajate poole pealt. Kas on mingisuguseid üllatusi ka kaasnenud sellega ja millised need on olnud? Et turvaettevõtetest meil on kindlasti viimase 3 aasta praktiliselt 2 korda väiksem voolavus turvatöötajaskonnas. Et see ei ole meil ise välja mõeldud, et seda räägib meile turvaettevõtete liidu statistika. See on nagu üllatus kõige otsesemas mõttes, et ma nagu oma kolleegiga meenutan neid aegu, kui ma siia 2013 tulin, et me seadsime eesmärke aastaks 2014, 15, 16, 17, et mis võiks olla see voolavus, et kuhu võiks jõuda. Ja kui ma seadsin, mõtlesin, et hea küll, et see võiks olla 38% aastas, et see oleks nagu väga hea, siis mu kolleeg vaatas mulle sellise näoga otsa, ja ütles mulle väga otse, et kui sa oled hulluks läinud, see ei ole võimalik siin ettevõttes, et turvasektoris et ongi voolavus kogu aeg, aastakümneid, 25 aastat, umbes 20 aastat umbes olnud kuskil 50% ligi, et see ei ole reaalne. Ja täna on see voolavus kuskil 22, 23, mõni kuu 18 isegi, et need on need numbrid, mida me elus ei oleks nagu oodanud. Me oleme need numbrid näinud, ega see oli see oli masuperiood siis. Siis oli üle 30 kuskil, jah. Ja me ei uskunud, et kunagi heal ajal on ka samasugused numbrid võimalikud. Et see on nagu üks ja teine üllatus, mis ikkagi ka, et 2 aasta tagant me seda rahulolu-uuringut teeme, siis seal on see positiivsete hoiakutega jätkajad. Ja nende protsent, kui ta aastal 2013 oli 42, siis aastal täna 2017 on see 68. Et see on väga suur hüppe ja ma arvan, et siin kindlasti mängivad muud asjad ka. Me ju ainult väärtustega ei tegele, et me oleme tõstnud töötasusid, me oleme teinud töökorralduses muutusi, me oleme vormirõivastega tegelenud, kõik need teemad, mis on inimestele kvaliteetsed ja huvitavaid koolitusi. Jah, just, ja koolitused ei ole enam ainult saalikoolitused, need on praktilised koos politseikooliga, nii et inimestele on pakutud kõike neid asju, mida nad on oodanud ja eks need kõik asjad kokku ja ma arvan, et see väärtuste teema on nagu selles mõttes hästi oluline, et see ei maksa sulle midagi. Me ei ole sellesse panustanud mitte mingeid miljoneid, mitte midagi. Me teeme kõike ise, me oleme kõik ise välja mõelnud, me oleme kõik ise korraldanud, ise viime läbi, kaasates juhte tegelikult ka lisaks personaliinimestele ja see on väga odav, aga see nõuab ajalist ressurssi ja see nõuab sellist tahet pingutada. Mida oleks teistel organisatsioonidel teie protsessist õppida? Tasub võtta riske, tasub proovida midagi uut. Ma mäletan, kui jällegi need samad foorumid, mida tegema hakkasime, kui me oma tiimis seda arutasime, siis mõtlesime, et kas me ise ka aru saame, mida me nüüd jälle ette võtame endale. Et see on nagu hullus. Meil on suur organisatsioon, ei ole väga lihtne, kui sul on vähe inimesi. Aga see riskijulgus ja see, et aga proovime, mis siis juhtub, eks ole, et hullemaks enam minna ei saa, et mis siis ikka juhtub, et selline julgus proovida midagi uut, midagi põnevat ja teha seda koos oma töötajatega. Et see on see, et mine sinna alla rohujuure tasandili ja mul on nagu ülihea meel, et tõesti Villu ja tema inimesed ja meie juhtkonna liikmed tegelikult kõik käivad seal turvatöötajate ja tehnikute ja nende seas, et nad ongi nagu üritavad olla ka nagu hands on ja nagu selle üle on nagu ülihea meel, et just see nagu juhid tulevad kaasa. Et see võib-olla on nagu minu soovitus, et minna inimeste keskele ja teha nendega koos. Armastage oma inimesi. See on kõige tähtsam, sest ilma nende inimesteta ei oleks ju teil ka seda töökohta või seda heaolu või rõõmu sellest elust. Et see tuleb ära tabada ja siis mõelge edasi raamist välja.